Tipikate rattamatk, mis järjekorras 16. viis meid seekord avastama Viljandimaad. Jagati kätte matkakaart ja põhjalikud juhised, embleemid ja kleepsud. Tugevate grupp alustas Tehnikaülikooli eest oma teekonda ratastel juba päev varem, et läbida 151 kilomeetri pikkune teekond Viljandimaale omal jõul. Matka alguspunktis Heimtalis ootasid bussiga saabujaid juba ees oma transpordiga kohale tulnud matkalised. Tähtede seis tõotas soodsat rattasõidupäeva eriti just veevalajatele. TTÜ Filmiklubi asus toimuvat jäädvustama drooniga. Kohale jõudis ka tugevate grupp, kes veetis öö 20 kilomeetri kaugusel Võistre järve puhkekeskuses. Ettevalmistused tehtud ning lipud kinnitatud, võis matka alata. Esimene väike peatus tehti Sinialliku järve ääres. Jõudes Loodisse oli seiklushimulisematel võimalus teha shortcut ja läbida Loodi Ürgoru matkarada ratastel. Ülejäänud sõitsid väikese ringiga. Kohapeal selgus, et matkarada oli mitmes punktis tõkkepuudega suletud. Vaistu paistis silma oma uhiuue mälestuskiviga. Edasi viis matkatee Holstre Polli suure vaatetorni juurde,
mille tipus avanevast vaatest said osa kõik, kes pisut lagunenud treppi ei peljanud. Suund võeti Holstre peale ja järgnevad 2 kilomeetrit asfalti möödusid kui lennates. Holstre järve puhkekohas ootas rattureid rammus mulgi lõunasöök. Suviselt soe järv lausa kutsus endasse. Seltskonda imbunud kohalik asukas sai ka süüa, nii et pärast tükk aega karv läigib või süda. Pärast kehakinnitust ja värskendavat suplust jätkasime oma teekonda Ennukse mäe suunas. Kohale jõudes tuli rattad mõneks ajaks maha jätta, et võtta ette 1,3 kilomeetri pikkune jalgsimatk Metsavenna punkri juurde. Kohale jõudmist takistasid taas kord tee ääres kasvavad küpsed vaarikad. Ennukse mäe punkri ja lahingulugu kirjeldas värvikalt Olev Kallas. Lisaks jutule kostitati punkri külastajaid veel ka peki, leiva ja puskariga.
Matk jätkus valdavalt mööda kruusateid ja järgmine peatus tehti Tuhalane supluskohas. Kristi Ilves Mulgikultuuri Instituudist pajatas meile mõndagi mulgimaast ja mulgikultuurist tänapäeval. Lugemiseks võis kaasa haarata kohaliku mulgikeelset ajalehte. Ees ootas 10 kilomeetrit rattasõitu Polli aiandusuuringute keskusesse. Poolel teel põikasime läbi ka hernepõllul kasvava Oti metsõunapuu juurest, mis on Eesti vanim ja jämedaim. Polli aiandusuuringute keskuse tegemisi tutvustas Uko Pleive. Sõitu jätkati läbi Karksi nuia, kus kohalikus konsumis said soovijad oma varusid täiendada. Õhtu lähenedes võeti suund ööbimispaika, mis asus Ainja järve kaldal asuvas Kiini talu Puhkekülas. Kohale jõudes oli grillimine juba täies hoos. Sauna kütmisel juba hagu kokku ei hoitud. Lõkke ääres kõlas laul ja pillimäng veel poole ööni. Herilased olid avastanud põhjatu süsivesikute allika ning püüdsid võtta sellest kõik, mis võtta annab.
Laupäeva esimese külastuspaiga au sai osaks kaunile Taagepera lossile. Ees ootas mitu ujumiskohta, mille juurde jõudmise ponnistused kippusid ehitusjärgus oleval teel liiva jooksma. Visadus viis sihile ja lõpuks avanes võimalus Tündre ja Alatsi järves korraks vette karata. Järgnevalt tuli läbida metsatee, mida oli kasutatud metsaveoteena. Soovijad said teha väikese põike kauni Alatsi Rabajärve äärde. Lõunaks suundusime Lilli loodusmaja hoovile, et kosutada endid šnitsliga. Paraku päris viimastele seda enam ei jätkunud ning saateautotiim sõitis poodi lisasöögikraami järele. Lilli looduskeskuse tegemistest jutustas meile Lii Laanemets. Kõhud täis tangitud jätkati väntamist Penuja poole. Penuja külaplatsil sai hoog maha võetud ja endile veidi puhkust lubatud. Laupäeva viimaseks külastuspaigaks jäi Pajumäe talu.
peremees Viljar Weidenberg rääkis ja näitas, kuidas mahepiima tootmine ja piimatoodete valmistamine nende juures käib. Mekkimiseks välja pandud mahedal kraamil oli ratturite seas suur menu. Järgnes 11 kilomeetrit rattasõitu Mõisakülla, kus oli päeva viimane võimalus poodi minna. Õhtuks võeti suund Kaie talumaadele, et seal laagrisse jääda ja kruusateede tolm maha pesta. Purunenud rehvide lappimistki ei lükatud homse varna. Üles astus bänd nimega Who Chris, mis on Eesti-Hispaania lauljatari Kristini sooloprojekt. Muusikat ja tantsu jätkus pea varaste hommikutundideni. Hommikune telklaagri kokkupanemine osutus mõnedele oodatust keerulisemaks. Kurss sai võetud tagasi Mõisaküla suunas,
kus võtmetähtsusega roll on läbi aegade olnud raudteel. Pühapäevast kultuuriprogrammi alustasime Mõisaküla muuseumi külastusega. Vanu lugusid muuseumist ja Mõisakülast vestis muuseumi juhataja Anu Laarmann. Kuna aega oli piisavalt, otsustas väike grupp teha lisapõike Läti piiri äärde. Jätkasime rattasõitu ning järgmiseks peatuspaigaks oli 13 kilomeetri kaugusel asuv Paudi talu. Kõrvalised tegevused sõidu ajal võivad viia kõrvale muudki kui ainult tähelepanu. Õnnetus ei hüüa tulles. Õnneks jäid seekord kõik asjaosalised ja nende rattad terveks ning sõit sai jätkuda. Pauli talu, ei Paudi talu. Puhati jalga ning kinnitati keha snäkkide ja võileibadega. Alati on hea mõte saagida oksa, millel ise ei istu. Saime näha ja proovida vana aja metsatööriistu ning pärandkultuurist rääkis meile Ojapera külaseltsi esindaja. Poolel teel õisusse kõrgus orientiiriks Halliste kirik.
Järve kaldal asuvast linnuvaatlustornist paistis ka Õisu järv, mis oli nii tihedas kõrkjate piiramisrõngas, et järve ujuma pääses vaid sinna suubuvat jõge mööda minnes. Õisu Põrguoru matkarada pakkus avastamiseks Mulgimaa taevaskojaks kutsutavaid paljandeid. Seekordne tipikate rattamatk lõppes Õisu mõisa juures, kus rattad taas auto peale laaditi ning enne lahkumist veel viimased intervjuud võeti.